Enamik inimesi ütleb Eestis üsna enesekindlalt. Ma ei ole usklik, aga samal ajal usuvad väga paljud meist universumisse, energiasse, märkidesse või sellesse, et asjadel on mingi põhjus. Nii et huvitav küsimus on hoopis see, kas me oleme päriselt uskmatud või me lihtsalt ei taha seda sõna kasutada. Eestlasi peetakse üheks maailma kõige vähem religioosseks rahvaks. Paljud meist ütlevad üsna kindlalt, ma ei ole usklik, aga samal ajal otsivad väga paljud inimesed tähendust. Kui vaadata maailma suuri religioone, kristlust, budismi, hinduismi või islamit, siis üks üllatav asi on see, kui sarnastest teemadest nad kõik räägivad. Kaastunne, andestus, ego ületamine, teadlikkus. Erinev on keel ja sümbolid, aga mitte see, mille poole püüeldakse. Sõna Jumal on see, mis paljudes inimestes tekitab kohese reaktsiooni. Aga küsimus on, kas me reageerime sõnale või tähendusele, mille me sellele sõnale ise oleme andnud. Religioon on organiseeritud süsteem. Rituaalid, reeglid, kogukond, spirituaalsus on isiklikum kogemus. Sisemine tunnetus, et elu on midagi suuremat kui ainult mina ise. Probleem tekib siis, kui religioon kaotab sisu ja jääb ainult vormiks või kui spirituaalsus muutub lihtsalt heaks enesetundeks ilma päris muutuseta. Aga mõlemad püüavad vastata samale küsimusele. Kuidas elada tähenduslikku elu maailmas, mis on pidevas muutuses? Ja siin tuleb mängu üks väga praktiline asi. Kui sa usud, et elu on lihtsalt juhuslik sündmus, siis sa teed otsuseid ühtemoodi. Kui sa usud, et elu on osa milleski suuremast, siis sa teed otsuseid teistmoodi. See ei ole ainult filosoofia. See mõjutab otseselt seda, kuidas sa elad. Kui vaadata näiteks Blue Zones piirkondi, kohti maailmas, kus inimesed elavad kõige kauem ja tervemalt, siis üks korduv muster on see, et kogukondades on tugev tähenduse ja kuuluvuse tunne. Sageli on see seotud ka usuga, millessegi suuremasse kui ainult indiviid ise. See ei tähenda tingimata religiooni, kirikus käimise mõttes, aga see tähendab, et elu ei ole ainult juhuslik. Ja huvitav muster kordub ka paljude edukate inimeste puhul. Kui inimene jõuab elus teatud punkti, olgu see raha, mõju või lihtsalt kogemus, siis hakkab ta küsima teistsuguseid küsimusi. Mitte enam, kuidas rohkem saavutada, vaid mille nimel üldse elada. Ka Eestis näeme seda päris selgelt. Väga erineva taustaga inimesed nagu Urmas Sõõrumaa, Alar Tamming ja Peep Vain on oma teekondades jõudnud samasse kohta. Teadvus, tähendus, sisemine tasakaal. Nad ei räägi religioonist ega dogmadest. Nad räägivad vastutusest, teadlikkusest ja sellest hetkest, kus inimene lõpetab välise süüdistamise ja hakkab valima teadlikumalt. Ja siin on kõige olulisem küsimus. Kas sa oled oma maailmapildi kunagi teadlikult läbi mõelnud? Sest uskumused ei ole neutraalsed. Need juhivad sinu valikuid ja valikud kujundavad sinu elu. Küsimus ei ole ainult selles, mida sa usud. Küsimus on selles, kas sa oled kunagi ausalt küsinud, kas elu on lihtsalt juhus või midagi enamat.